Sotsiaalkindlustusamet tuvastas möödunud aastal järelevalve käigus üldhooldusteenuse töös ja omavalitsuste lastekaitsetöös mitmeid rikkumisi. Niisugused suuremad fookused sel aastal olid siis üldhooldusteenusel, sotsiaaltöö korraldus kohalikus omavalitsuses just sellele samale üldhooldusteenusele suunamise küsimuses, et kuidas on seda juhtumit siis hallatud, kuidas ta on teenusele liikunud ja siis kohaliku omavalitsuse lastekaitse osas. Ja me tavaliselt vaatame sellist juhtumikorraldust, lihtmenetlust ja sel aastal siis võtsime need valikulised toimikud grupist, mis räägib siis lastest, kes on kas vägivalda pealt näinud või on vägivalla ohvriks langenud. Üldhooldusteenuse järelevalvest selgub, et Eestis on viimastel aastatel palju tähelepanu pööratud hooldereformile ja sotsiaalteenuste rahastamisele. Pidevalt kasvav vanemaealiste arv tekitab väljakutseid. Nõudlus kvaliteetse hooldusteenuse järele on suurem kui kunagi varem. Üldhooldusteenuse järelevalve käigus tuvastati, et 24 teenuse osutajat ei olnud õigeaegselt teavitanud tegevusloa muutustest ning 18 teenuse osutajat ei täitnud sotsiaalhoolekande seaduse nõudeid hooldustöötajate juhendamise kohta. Majandustegevusregister on suures osas probleemiks siis hooldusplaanide koostamine, nende õigeaegne muutmine, täiendamine. Privaatsuse probleem on selles, et kui tal tehakse toas mingeid hooldustoiminguid, kas siis õde tuleb, meditsiiniõde teeb mingeid toiminguid või vahetatakse tal mähkmeid või vahetatakse riideid, siis nende toimingute juures peaks ta olema kaitstud nii oma nii-öelda toakaaslase pilkude eest, kui ka võib-olla koridoris liikuvate inimeste pilkude eest. Kui tegemist on üksiku inimesega, kes elab eraldi toas, siis ilmselt seal ei ole probleemi. Aga kui meil on toas 2-3 inimest, kes võib-olla aeg-ajalt kasutavad ka potitooli, siis nende vahel peab olema mingi eraldusvahend, sirm, kaardin, mõni selline vahend, mis seda privaatsust pakuks. Probleemsete juhtumite kõrval saab esile tuua ka häid näiteid. Näiteks sihtasutus Elva haigla, Häädemeeste eakate kodu ja MTÜ Samaaria Eesti Missioni hooldekodu, kus teenus on korraldatud igati teenuse saajate heaolu silmas pidades. Kohalike omavalitsuste lastekaitsetöö järelevalve käigus ilmnes, et mitmes omavalitsuses puudus lastekaitsetöötajatel nõuetekohane kvalifikatsioon ning lapse abivajaduse hindamisel ja dokumenteerimisel esines tõsiseid puudusi. 2024. aastal tuvastati kokku 315 seaduserikkumist, millest enamik olid sisulised. Probleemid puudutasid lapse abivajaduse hindamist, arvamuse selgitamist ja dokumenteerimist ning võrgustiku töö rakendamist. No joonistusidki välja sellised kõige olulisemad asjad, et lastekaitsetöö oleks kvaliteetne, et ikka küsime lapse arvamust, vaatleme väikelast ja tema olukorda, et ärme jätta ühtegi last vaatlemata ja arvamust küsimata, dokumenteerimata ja hindame lapse abivajadust seadusest tulenevalt. Kõiki 8 aspekti, mida lastekaitseseadus nõuab, pluss lastevanemate vanemlikud oskused, et sellest hakkab see abi andmine pihta. Kindlasti saab öelda, et COVID oma lastekaitsetöös on läinud tugevamaks. Muresid, mida esile tuuakse, on personali vähesus, töötajatega elukogemuse vähesus, et hinnata sellist perekonda ja seal olevaid vanemlikke oskusi, toimetulekut noorel inimesel, kellel endal neid suhteid ja lapsi ei ole, on ka päris keeruline. Aga võrreldes siin 2-3 aasta taguse asjaga, et olukord on parem.